8. leheküljel kohtuse. Õpilaste sissetulekust palka püsti tõsta. Palun juhtivaks püsti tõsta. Käest kätte tuult. Käest kätte ladvas tappa tuult. Pärl kasvab vaikselt, endamisi ja aina valjääta müha. Ka laps ei sirgu lendamisi, ta sirgub vaikselt, üha. Puud annavad käest kätte tuult ja inimpõlved teatripulka, kes väike tarkust koob luud, see sobib varsti suurte hulka. On ühed välja lennukokul ja teised alles lävehakul. Ei iial tühjaks lähe see õun, ei iial vanaks jää see õun. On järjest uutel kooli algus ja läinuid saadab koolivalgus. Puud annavad käest kätte tuult, käest kätte ladvast tappa tuult ja põlvest põlve kestab see. Kooli rõõm ja kooli tee. Sõna tervituseks saab direktor Arto Aru. Tere teadvalt kõigile
Sest ma tean, et juba te kibelete, juba te tahate minna veel hetkeks, head õpetajad, olete korraks tulnud siia kolimajja tagasi ja siis juba mõtlete homsele, mis see endaga kaasa toob, kus olete homme. Võib-olla mõneks hetkeks võtate väikese aja maha, puhkate ja natukene suve ja siis tuleb edasi minna. On olnud tõeliselt kummaline koolikevad. Kevad 2020 jääb kindlasti kõigile meelde. Sellist õpet ei osanud keegi vist ette näha, ei osanud selleks valmistuda, aga me tulime sellega toime, kõik tulime toime. Teie õpetajad, teie vanemad, ma loodan, ka teil oli see hea õppetund ja muidugi meile õpetajatele, kellel see oli väljakutse. Ja peab ütlema, et sellest halvast on meil üht väga head edasi andnud ja võtta. Me saime teada, mis tähendab siis, kui ei saa minna kogu aeg on, ja tuleb leida uusi meetodeid, uusi teid, uusi vahendeid, õppida jagama oma aega, jaotama päevi, mõtlema oma tegevustele ja mõtestama lahti neid asju, mis seni päevi ei tulnud. Jällegi, me tulime toime täna, 12. juuni. Oleme siin koolis, peame kaklust, mõne hetke pärast anname teile lõputunnistused ja meil on kõigil hea meel, et kool on jälle täis inimesi. Aitäh, et täna tulite, aga etteruttavalt ütlen, koolimaja jääb teile alati avatus. Ma tean, mõned käivad nüüd endale etsi, tulge neile vastuma, siis tulge rääkima, kuidas teil läheb. Tahan tänada vanemaid selle õige valiku eest 9 aastat tagasi. Mäletan selgelt, et läks väga kitsaks meil see lugu. Olime sunnitud avama 3 paralleeli, aktusi korraldama ristipidi saalis, kõik see on meeles. See oli 2011. Kindlasti on vanematega hea meel, et 2004 meie päevakangeliselt otsustasid üldse siia ilma tulla ja valida siis 7 aastat hiljem meie kooli ja vanematele sellest ka aitäh. Endiselt on Nõmme põhikool, Nõmme põhiline kool. Ja me kavatseme seda lippu kõrgel hoida. Loodan, et meie lastel läheb järgmises haridusastmes väga hästi. Te õpite kogu elu ja teete seda, mis teile meeldib. Loe muidugi selle eest, vastan sellest teie palka. Head kolleegid, vahest mõned asjad tunduvad nagu iseenesest tuleb, aga ma tean, et selle taga on väga palju tunde, tööd iseendaga, mõtlemist. Ja tegelikult pole vale ütlemine, et kooli ei juhi mitte direktor, vaid juhivad õpetajad. Õpetajad ongi juhid. Ma ise arvastan võrrelda õpetaja tööd tavakoolis näitleja ametiga. Normaalne õpetaja normaalse koormusega annab päevas 5-45 minutist etendust. Ta proovib köita pealtvaatajaid, need on väiksed stuudioetendused. Vahest tulevad briljantsed välja, vahest ei tule nii briljantsed välja. Aga enamus neist on igastahes õpetaja laval ja annab oma osa ette, vähe sellest, hiljem küsib, kas jäi ka sellist ettekandmist meelde. Tahan öelda, et aitäh, head kolleegid õpetajad, me oleme
järjekordse tarutäie vett valmis saanud. Ja see nüüd elab ise ja loobub ja lehvib. Tahan soovida teile ilusat lendu, kaunist suve, olgu teil täna igagi ilmsvooks päev ja tulgu teil üks tutske elu. Ja meie volikoguga tuli siis ka 2 pöördumist, mis ma soovisin teile lugeda. Esimene on Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Terikut ja teine on Jüri Rataselt. Hea Nõmme volikogu. Tänavune kevad tuli teisiti. Koroonaviirusega põhjustatud eriolukord sundis meid kõiki teistele valdkondades tegema korrektuure ning ümber hindama seniseid plaane. Teie või lõpuklasside õpilaste jaoks oli lõpus kindlasti ka iseseisva töö proovigi. Tavapärane koolis käimine asenduse õppega, see oli väljakutseks nii õpilastele, õpetajatele kui ka vanematele. Usun, et teil oli keeruline loobuda kino ning teatrikülastustest, sõpradega kohtumisest, aga ka lõpuekskursioonidest. Samuti ei pääse reportusele kõik need, kes teid venitama soovisid. Ent alati tuleb osata leida enda jaoks positiivsed. Läbitud kooliaastate jooksul omandatud uued teadmised, luused hetked ning emotsioonid, meenutused õpetajatest, aga ka uued tutvused ning sõbrad. See kõik jääb teiega, mul tuleb kaasa järgmistesse eluetappidesse. Soovin teile kõigile palju jõudu ning meelekindlust jätkata õpikutega valitud teel. Õnne ning õnnestumisi. Lugupidamisega Tiit Terik. Tallinna linnavolikogu esimees. Tallinna linnavolikogu. Viimased kuud oma koroonaviiruse leviku tõttu olnud keerulised ning oleme pidanud muutuma oma harjumusi mõtlemist ja käitumist. Olen uhke, et suutsime ühiskonnana ja iga eestimaalase kaasab nakkuse levikule vastu seista ning sellega oma inimesi hoida. Eriliselt tänu on ära teinud need inimesed, kes olid oma igapäevase töö ja panusega võitluse esireas, kellel ei olnud võimalik pidada oma ametit kaugtöökohal ja kellel langes kriisi tõttu tavapärasest suurema vastutuskoorem. Tänan teid südamest ning soovin rohket jõudu, rõõmu ja tervist edaspidiseks. Jüri Ratas, peaminister. Tere teile kõigile vanemad, perekonnad õpetajad, austatud õpetajad. Mul on tõsiselt hea meel, et täna on mul au ja võimalus ettevõtte direktori käskimine siin saalis ja me ei pea mitte distantsilt seda tegema, vaid me saame seda teha siin ja koha peal ja teiega koos. Ja palun klassijuhataja, Kadri Kussaare ja direktorati poole. Välja anda tunnistus kiitusega Tallinna Põhikooli järgmistele õpilastele. Triinu Leita. Teisel juunil Eesti Vabariigi presidendi tunnustusüritusel Kadrioru lossis tänati Triinut tema äärevaalase lootöö eest ja suur tänu Triinu vanematele tubli lapse kasvatamise eest. Ingrid Lisett Reinvõrd.
tunnistus kiitusena Kati Tungre. Lõputunnistus kiitusena Anni Veega. Lõputunnistus Sandra Eesmaa. Sandra saab ainekiituskirja kehases kasvatuses. Lõputunnistus Jüka Ernits. Ainekiituskiri kehases kasvatuses. Mati Jaana. Ainekiituskiri füüsikas ja matemaatikas. Anja Kokk. Linda Jões. Ainekiituskiri kirjanduses, ühiskonnaõpetuses, ajaloos. 2. juunil Eesti Vabariigi presidendi tunnustusüritusel Kadrioru lossis tänab Lindat tema ajalooalase koostöö eest. Isete Johanna Reesmann. Tunnustus Isetele osalemise eest teadusfestivalil oma valmistatud marionettpuuga. Tristan Andreas Raid. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Erik Raasand. Tunnustus esituse eest teadusfestivalil Origamiga. Mattias Alusberg. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Meit Rekal. Ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses. Anna Sillaste. Ainekiituskiri ajaloos ja kehalises kasvatuses. Karl Markus Vaga. Ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses ja vene keeles. Sander Valge. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Tänane klassijuhataja, õpetaja Kadri Sügusa. Nüüd unistused on käes ja pool maani lõpetatud. Unistused on kindlasti esimest koostöö kindlasti alates suvest. Airi Liiva laulu nad
Suve, esitab Kaarel Ülemaa. Armas Nõmme põhikooli pere, poisid, tüdrukud, lugupeetud lapsevanemad, toredad täpselt. Mul on täna siin lisaks õnnesoovile võimalik üle anda ka parimatele sportlastele klaasist võimsad karikad. Mõni päev tagasi kogunes komisjon, kes vaatas üle kõik teie sportlikud tulemused ja need, kes on kõige parimad, need graveeriti endale klaaslastada. Nii et kui me läheme selle tähtsa asja juurde, siis tuleb teile väga tugev ja suur aplaus spordimeestele ja spordinaistele väärtusele. Aga enne palutin öelda ka 2 sõna teile. Ja ma mõtlesin pikalt, mida öelda, aga vastus tuli isegi roode. Täna hommikul ma olin Lillepoes, et kaunite lõpetajatele liini osta, siis tuli minu juurde üks noormees. See ütles, vabandust, kas te lähete kooli lõpetamisele? Ma ütlesin, jah, Nõmme põhikool. Oo, minu kool! Ma käisin ka seal 2006. aastal, töödi siis ka kohal. Ma ütlesin, mis ma teile rääkisin? Mees teeb suuri silmi, mõtleb, hästi ei mäleta, õnne soovisite. Ja siis mul tuli meelde, et teeme ka seda mõtte edasi. See on mõte. Aga rohkem ütles, ma saan aru, et tegelikult hiljem midagi mulle ei mäleta, aga jätkes see üks kõige tähtsam mõte meelde. See mõte oli see, et alates tänasest päevast ja rohkem koolis käima ei pea. Kõik ülejäänud vabatahtlik. Eesti Vabariigi seadustest tulenevalt rohkem koolis käima ei pea. Ja kuna see noorus ütles seda nii kõva häälega, et kõik, kes olid Lillepoes, tülid ja kõik vaatasid, üks on mees, kes peab rohkem koolis käima. See lisas seda juurde kohe. Aga ma ei kuulanud teid, ma käisin koolis edasi. Nii et ärge teie kuulata ja käige koolis edasi. Aga lapsevanemad, enne kui me anname veel väikeid, ma teile kohe toredan mõtlen. Üks selle maja õpetaja ja lapsevanem ütles, et ütle nendele lapsevanematele, isad ja emale, et nüüd alles läheb lõbusaks. Ilusat uut alust teile.
silma paistnud Kati Tunger. Kunagi näiteks on vaja tulevastele olümpiavõitjatele pilti tema lapsega saavustada, siis on vaja, et sa ei jääks viimakaid pildile, et kui sul on olümpiaraamat peal, siis ikka hea või. Täname tublide sportlike saavutuste eest Anna Sillaste. Aplaus! Samamoodi on kooli väärikat esindanud ja sportlike tulemustega silma paistnud Mattias Rausberg. Kõik see, mis on varasemalt öeldud ja veel edasi täname me tublide sportlike saavutuste eest Sander Alger. Nõmme põhikooli komisjon tõstab sportlike saavutuste poolt esile ka Ingrid Zett Reinbold. Viimasena tugevalt saame aplodeerida ja tänada Rico Ernst. Kallid klassijuhatajad, kallistame kui julgete. Ilusat pidu! Lastevanemate nimel kõneleb Margus Ema Kristi Vaga. Kallid õpetajad, head õpetajad, head lapsevanemad. 9 aastat tagasi alustas klass teises koosseisus, kui siiani jõudnud, kes on läinud teise kooli, kes on piiri taha. Hommikustel andmetel läks üks lindkaktus ülevaatega Hispaaniasse. Nii et, aga õnneks on asemele tulnud lapsi, et täiesti jäänud, kuigi on võrreldes teiste paralleelidega vist meid üsna vähe. Ma tean, et see klass ei ole olnud väga kerge klass, et õpetajad, ka teie õpetajad, et te olete pidanud koos ilmselt minema ja tule ja käia vastuolude, tänapäeval vastuolude. Et hästi suur tänu, et te olete kõik kenasti vastu pidanud. Aga
aitäh. Siinkohal täname meie klassijuhatajaid, õpetaja Kadrit ja õpetaja Reeta. Ja koolile tahaksin üle anda kannatlikkuse eest sellise väikse kõige vahetunni pausi äksimise korral, et saate aega veeta. Edasi ja ilusat suvet teile. Meil on kujunenud välja tore traditsioon, et lõpuaktusel peavad viivistaste hääl. Sel aastal tervitavad teid Andres Poom ja Joonas Kuusmaa praeguses moodsas võtmes videodel. Kui muusika hinges kõlab see, nüüd veel muusikat mahtu, meenud sina mulle. Üht muinasjutu muusikas laulen ja sina seisad unemas kõnes. Ning laulmas ma lõõn, sest muusika ja sa ma olemas seal. Teeb muusika turvaliselt ja süda tunnen katsust, et laulmas ma lõõn, sest muusika ja sa kuigi seda räägivad kõik, kas tõesti on nii mõttetu see, kui katsed kuud, mis särab läbi öö, muusika siis tröstib mind ja ütleb, et ma varsti vaatan sind, et laulmas ma lõõn, sest muusika ja saades olla nii kõik, kuigi seda räägivad kõik, kas tõesti on siis mõttetus see, kui katsed kuud, mis särab läbi öö, muusika siis tröstib mind ja ütleb, et varsti vaatan sind, nüüd laulmas ma lõõn, sest muusika ja Sel aastal kevad tõesti hoopis teisiti. Nagu on kirjas Hendrik Isnaku luuleridades, millega lähemalt tutvumine jäigi meie armsatele üheksandiikele just distantsõppele.
vanemaid, kes olid oma lastele toeks ja pidid samal ajal hakkama saama oma muutunud töökorralduse ja isikliku elu uute väljakutsetega. See, et me täna siin kõik koos oleme, tõestab, et me saime siiski hakkama. Põhiliseks inimlikuks tarkuseks on aga teada, et paljud ei teata, kuid kunagi ei tasu öelda, ma ei tee, sest ma ei oska. Me kõik suudame õppida. Parim, mida te armsad õpetajad teha saate, on end harida. Arendada oma võimeid, et teist tuleks palju rõõmu nii oma perele kui ka kogu Eestile ja ilmselgelt ka maailmale. Võib-olla on just siinsete noorte seas see tulevane tuntud Eesti kirjanik või ajakirjanik, teadlane, sportlane, teiltaja, aga ka tubli ja õnnelik pereisa või pereema. Maailm kuulub neile, kes rändavad rõõmsalt kõrgete eesmärkide poole ja jätab oma rännakuid rõõmuga ning tulge ikka tagasi Nõmme kooli. Õpetajate poolt tervitab Triin Häälsmaa. Mul on väga hea meel olla siin teie ees. Mina katsun teiega teie õpetajana töötades 3 aastat, aga juba selle aja jooksul ma olen aru saanud, et olete erilised ja tublid ja kihvtid noored. Ma loodan siiralt, et te jätkate samamoodi veel paremini. Esitan teile laulu oma kõnelusest lõpuks. Kas tõesti loodad sa, et ennast mina pere, las veel
võitlus. See ei ole sprindijooks, see on maraton ja peab olema väga tugev määr. Need sõnad andsid kaasa 2019. aastal Eesti Eurovisiooni esindanud artistile. Kui mina nende sõnadele mõtlen, siis tuleb mulle loomulikult ette koolitee. Jah, Nõmme põhikool on olnud meiega pikka aega. Studeerisin koolis on olnud kõik. Õpetaja Erik Petermannile, meie esimesele klassijuhatajale, sai ma pikema juhtide selgeks, et tal on õpetatud sattunud huvitav koosseis, nende kasvatamine, see valmis kuidagi õpetusel. Esimesed järeldused oma oskuste kohta tegime juba algklassides. Mõnele meist näiteks varakult siit koesõppu teha, teine aga istus tuulega pildis ning kusis lugemisülesandega. Märkimisväärselt stressi tekitaks tookord klassi ees ka peast arvutamine niisikese veebileheküljel ja üks meist hakkas kogu minutist nutma, kuna ei teatud, et 10 millimeetrit on 1 sentimeeter. Mängud kõik kahelt kirjasõda Soomest, kes meile peale esimest kirja üldse vastanudki. Mõningad meie klassist jagasid teineteise arvustuskirju ja kutsusid üksteist kohtama. Mäletan päeva, mil tundub oma sõber, Laura Münnikas, tõi meie kooli külalised. Külalised olid väga armsad ja kõik lapsed tahtsid neile vaidlema. Mõned meie klassi kõrgejad, mina kaasa arvatud, jäid vamakesmisi koos mõtlema. Mõned hetkel jäi söötla esinenud praktiliselt tühjaks. Seejärel jõudis lastele kohale, et tund oli juba 20 minutit käinud. Taas 3. B-klassi just avades sängamist päite jalgu. Liigume ajas edasi. Õpetaja Reet andis teatud hulga üleval küsimusarele, kes meid oma tervel moel katsetama asus. Kadri on väga järjekindel ja abivalmis õpetaja. Uurin jäänud nende küll, et konsulentühend on kaasaegde ühendi sünonüüm ja ühendergi koostavad tegusõnast ja märksõnast. Nagu 20, kus võtame juba 5. riigi kontrolli eksportimis küsimusi. Kontroll ametikirjutas peas üle küsima, kas SKT on sisemajanduse kogutoodang või sisemajanduse kasutoodang. Seejärel kinkad selle paberile ja üritab tema vastuse välja lugeda. Kui õpetaja siin tahab, vaatab targa näoga aknast välja ja astub vastakale poole. Kes selle mõistas täidetud küll. Vahendusele kohta jätkates on jõudnud neid puhkepause, kus kõik lõgerdavad ja tunne alustab neid tõmmutustega. Oleme mänginud predikal ja tunni alguses lauamõike. Siis tuleb õpetaja klassi ja tervitab enda naerusvõim. Eriti on segaduses või kutsutud kolma, kuid tundi austame jätkuvalt sõpradena. Vahest on see üllatav, aga teinekord on vaja eriti tundi lõpetada. Näiteks siis, kui õpetaja Miller näitab meile naljaka kassiidajaid või muusikatunnis oleme pooleli mõnetundnud laulja Maelu laialiloodures. Elada kaksootusele kiirustab mind hingeostes, aga natukene tuleb mõte ajast elama tagasi. Peame tüdrukutega tänu avaldama Ede-Tiivale, kes tutvustas meile sellist mängu Matile pealast pall. See on väga lõbus rääkida. Jälgitund sünnivad Helen Tiirestis. Tema on õpetaja, kes teeb kuldse kesktee õppimise ja selguse vahel. Eelmisel aastal 1. aprilli puhul kirjutas õpetaja Kahtrile paremõttelise juhatuse lennundusest. 6. klassis pidime tundma oma kollektsiooni enne kodusklassidest. Kes demonstreeris autosid, kes mudelautosid, ja igatsema neid Šoti võiküpsiseid ja inglise jõuluringut. Mujal on muud öelda, kui oleme maakäinud igavikulikkuse teel. Oleme võidelnud heliastega, kuurjaga, kääridega ja nüüd koroonaga. Juba seega sõnab päästus, et Nõmme põhikool on väärjal eesmärk. Aga kõige erilisem on selle maajuures inimesed. Kunstiõpetaja Tiina ütles meile üks päev tunnis, et Nõmme põhikooli juures kohe on midagi ainulaadset. Nad on õigus. See pole lihtsalt hoone, kus lapsed õpivad. See on olnud selline, nagu neil teine kodu. Aga nüüd on aeglane vasti. Viimaste koolimängu väljapule, pitsa ja koridorile, õpetajate toa ja klaaskaveri vahel, helesepa kriipsule kapile, lauajalgpallile, õppeköögile, õppekulupotsidele
esimesel proovil õppida ilma abivahendita esitajale ette keeles. Peamiselt ütleme praegu siiski oma kallitele õpetajatele ja koolikaasastele. Ühiskonna õpetaja tegi selgeks, et inimesed saavad ühiselt hoida ainult kokku hoides. Mina olen kõigile siin saalis kiitjatele igati tänulik. Soovin oma klassikaaslastele tuua tiimadesse, et ei saaks üksteist korda minna. Nüüd peame kõik seisma iseenda eest. Eestlauljad on Liina Urva, Liisi Uusmaa ja Martin Mägi. Palun õpetajate ja lapsevanemate tõsises lauses püsti tõusta.
minu traditsioon ette näeb nüüd ka viimast korda meie koolijuhil. Pärast seda palume teil, kallid lapsevanemad, liikuda õue, kus mõne hetke pärast saate oma lapsi õnnitleda. Lõpetajatelt palume jääda saali grupipildideks.
seguro